4. karutükk ehk härra Kuul ja südamekujuline nagi. Ma ohkasin tõesti südamest. Tundus, et Lillekäpal on minuga mingi kaval plaan. Miks ta muidu tahab, et ma ehitajaks hakkaksin? Oot. Kõigepealt tuleb ju läbi mõelda, mida on ehitajal vaja. Alustuseks üks suur haamer, sest mis ehitaja ma ilma haamrita oleksin. Kindlasti on vaja ka korralikke taskutega pükse. Taskutesse saab panna naelad ja kruvid. Ah jaa, püksid ju proua Nõel mulle just tõmbles. Kirjanik olemise ajast on mul natuke paberit ja pliiatseid varuks, nii et ma saan enne ehitama hakkamist kõik paberile valmis joonistada. Et oleks näha, kas minu ehitisest tuleb kuur või kaev või maja või kõrge torn. Mida siis veel vaja on? Laudu ja prusse, konkse ja nurki, uksi ja aknaid, paar värvipurki, kruvisid, pahtlit ja krohvi ka ja vahel natuke kohvi ka. Kohvi on vaja mõtlemispauside jaoks. Ja kui kohvitamiseks läheb, siis võiks olla veel sortsuke piima ja põske pistmiseks magusaid komme. Mõtlesin pikalt, et mida ma peaksin küll ehitama. Maja ehitamine on ju keeruline ja torni ehitamine on ohtlik. On vaja väga pikka redelit ja väga kõrgele peab ronima. Ja silla ehitamiseks on vaja väga palju arvutada. Lõpuks mõtlesin välja, et ma panen alustuseks Lillekäpa jaoks ühe nagi seina. Sinna nagi külge saab ta panna kas salli või käterätiku või koguni seljakoti, kuidas aga parajasti vaja on. Otsisingi välja ühe väga ilusa südamekujulise nagi. Siis otsisin välja kruvi. Siis otsisin välja ühe sellise tugeva tööriista, mille nimi on trell. Sellega saab kruvisid seina keerutada. Kõige lõpuks otsisin muuseumist välja ühe tugeva mehe nimega härra Kuul. Tema aitas mul nagi seina saada, sest trell on väga raske masin ja väikesed karud ei jõua seda hoida. Mul on tunne, et kui ma oleksin ehitaja, oleksin ma igal õhtul väga väsinud. Aga kes on väsinud, sellel tuleb hea uni. Enne magama jäämist pomisesin patja veel ühe luuletuse. Uni läks unemaalt ära ja ei tulnudki tagasi. Polnud tal põrmugi kahju neist, kes voodis just magasid. Uni läks päris ära, seljas kamps, jalas kummikud. Seepärast linnas on udu, seepärast liikluses ummikud. Uni läks unemaalt ära, ütles veel, mul on nüüd puhkus. Istus soojale liivale rannas, nosides jõhvikaid suhkrus. Maga magusalt väike karu, ütles Lillekäpp ja sikutas mulle teki peale. Näe unes lumehelbeid ja lumekruupe. Ja see nagi meeldib mulle väga. Aitäh! Sellise ehitamisega juba igaüks hakkama ei saa. Selles loos oli juttu ehitamisest ja raamatus aitaval nässul ehitada koerad. Mänguasjamuuseumis on väga palju erinevaid ilusaid koeri. On plastmassist koeri, on kummikoeri, on karvaseid koeri, aga üks toredamaid koeri on selline nahast valmistatud šoti terrier. Ja kui muuseumi peal ringi jalutate, vaadake hoolega erinevate toolide ja kappide alla, võib-olla see šoti terrier peidab ennast just kuskil eriti tumedas nurgas.